aga võrkpalluritel sööb käib ilusti, aga mustad jooned on korvpalli väljakul siis küljejooneks. Palun neid jälgida. Ilus pelle, läbimurre, päris mööda ja skoor on avatud 2-0 Järva võrkpalliklubi juhid. Linnamees võtab palli üle, pall käib kolmese joone taga, teravus, ilusti sööt käib, kolmes üritus läks küll mööda, kiirrünnak. Selja tagant sööt efektne, mis ei jõua kohale. Nii rünnak ja viga. Tundub, et siit tuleb oma visked. Kaks vaba viset kasutada Paide linna meeskonnal. Väga ilusa tehnikaga vormistati see vaba vise. Väike Peeter, ilus sööd korre all, aga sealt on palli kaotus. Kiirelt tuuakse palliga üle. Ja juba olukord vahetanud. Ja kergelt 2 punkti kiirrünnakust. Ilusat liikumist mängivad linnameeskonna mängijad. Olmen läheb mööda. Võrkpall tuleb jälle kiirelt üle. Selline ilus nõurupass. Petre korre all. Võipsõttega minnakse lauda, aga jalgpallurid topivad palli ja efektne selja tagant sööb. Ei jõua kohal, aga pall jääb alles. Kiire out. Pall käib, palli kaotus. Linnameeskonnad 2-2 olukord. Ilus pikalt saabunud ja selline viga tehti praegu. Olge ettevaatlikud, et viga üksteisele ei tee. Selles mõttes hooaeg on kõigi pooleli. Hoidke teineteist. 2 vaba viset. Seis on 4-1. Võrkpallurid juhivad. Esimene vaba vise natuke lühikeseks. Teine vaba vise veel. 3-20 mängida. Teine vaba visega mööda. Linnameeskond saab palli üle. Ja võrkpalluri kopuskate kätega söödul vahel. Toovad rahulikult palli üle, korvi alla, sööd, 3 meetrit. Ei taba, keskpositsiooni vise. Nüüd ei õnnestu kaitselauda linnameeskonnal praegu saada. Ilus kuld. Paide linnameeskonna pikimaalt mängijad, kes eelmine aasta kaitses ka kõrgliigas väravat. Tuuakse pall rahulikult üle. Ilusti käib, nurgas on vaba. See läheb paraku mööda. Laua pall, teine võimalus. 1-1 olukord. Petre peale ei reageerita. Ise ei tapa. 2 minutit jäänud. Seis on 4-1. Võrkpalliklubi juhib linnameeskonna vastu.
Korvi alla on kaval sööt, aga seekord üksteist ei mõistetud. Ja kiirelt uuesti linnameeskonnal on võimalik vahet vähendada. Saadi kiire raku võimalus võrkpallidel. Ja 6-1 võrkpall juhib. 1-20 on mängida. 2-3 aitaks selle seisu teistmoodi pöörata. Vaatame, kas jätkub iset ja õnne. Aga hea vise kolmele küll mööda. Ründa lauas võimsalt. Ja vormistab 2 punkti ära meie linnameeskonna noortetööjuht. Ja kaitsel oma pall, võimalus üle tulla, 40 sekundit on mängida, 3 punkti vahe, hädast oleks korvi vaja. Kamala pettega saavutatakse vastane põrandale. Aga viskele pole veel jõudnud. Väga hea kiire vise, napiski ennast rõngast välja. 2-3 vastu, kus pannurid tulevad ja nad saavad hea kätte. Vaatame, kas kohtunik näitab siit ka vaba viskeid ja ongi 2 vaba viset. Vaatame, kuidas oma visked kukuvad, kuna 20 sekundit on ainult mängida, siis oma visked on suur kaal. Esimene kindel see. See poiss on varem korvpalli mängid, see on selge. Ja teine napilt mööda. Kert Kütt võtab laua, tulevad üle. Sinna meeskond 3 ja napilt mööda. See vise oleks olnud abiks. Olnud selle efekteid. Töötavale see minu korra lõppu. Väga kaunis. Härra Vantsi vormistab efektselt 9-3 seisuks. Võrkpallurid, kes lähevad siit võiduga edasi ja korraks palume siis meie Türi tantsustuudio tüdrukuid lavale. Ma loen teile seisu vahepeal ette, mis meie pallimändude seisud ütlevad. Close your eyes.
Järgmine korvpallilaing läheb kohe edasi. Sooja teha meil aega eriti kahjuks pole. Kõige võistkonnad välja. Korvpallurid mängivad siis võrkpallurite vastu. Seekord on Paide Viking Vindo kolmekesi 5 vastu. Vaatame, kuidas see välja kukub, päris põnev. Vahepeal olen teile kiirelt veel seisu, seni kuni võistkonnad kogunevad. Et üldseis on hetkel selline, et võrkpallil on 12, korvpallil 10, jalgpallil 8 punkti. Seal on arvesse võetud ka meie treenerite nooreviske tulemused. Et alavõidud seni siis võrkpallis võrkpallurid esimesed, jalgpall teine, korvpall 3. Jalgpall lõppes niimoodi, et Järvamaa võitis ka jalgpalli ära. Seal Viking Vindo tuli teiseks ja linnameeskond 3. Ja nüüd on korvpallis võimalik siin seise tasakaalustada. No mõlemad on valgete särkidega tulnud siis võrkpalliklubi tuleb tsentritega mängima. Võrkpalluritega pole liikme, sest meil on kogu aeg on keegi vaba. Korralt korvistatakse ilusti 2-2 seisuks. Väga kindlalt targalt mängitud. Rünnak, Viking Vindol, palli kaotus ollakse lähedal, aga ja pall jääb Vikingule. Saabub Rõigas, teravust. Viking ründab 3, proovib Rauno. Seekord pall ässaks, võib öelda, et see oli sööd. Sealt pidi mees olema korral. Võrkpallurid tulevad üle. Küsitakse korvi kollale söötu, sõber ei julge anda. Aga võrdus paneb 3. Räägitakse, tema on siin maakonnakatel mänginud iga aasta korvpallikaasa, nii et tema on see igapäevane. Sellised 3 panna. 5-2, võrkpalli võib. Rahulikult tuuakse pall üle. Jalga tilistatav, kiirrünnak. Sööt läheb natuke hooletuks ja palli kaotus. 3:40 mängida. Võrkpallurid tulevad. Ja palli kaotusel oldi lähedal ja see ka juhtub nii. Viking Vindo saab võimaluse seisu tasakaalustada. Kus Rauno võtab mõne liikumise üle, mängitakse teravalt. Mitme mehe vastu pole lihtne, aga Saam olen harjunud sellega. Rauno 3. Läheb mööda. Võrkpallurid võtavad tempo alla. Veidikene üle välja surutakse, aga 3-5 vastu pole lihtne. Ja läbi mure keskele. Korvi alt.
ise läheb mööda, kiire vastu. Ka taktikaline viga tehti praegu ära. Võeti kiirrünnak maha. Külje aut Vikingule. Vaatame, mis siit rünnakus suudetakse välja võluda. Tähendab teravust, korvi all pole kedagi. Palli taotus. Vaatame, kas võrkpallurid pakuvad mõne kolmetse või efekse pealpaneku nüüd vastu. Sööd käib kolmesse taga. Teravad söödud. Nagu agijad kolmekesi palli kõrval ja pooleks pall lõpeb Viking Vindo palliga. Ei ole ikkagi Järva võrkpalliklubi saab palli. Ja auti, lendab pall 2 minutit jäänud, 7-5-2. Ilus Pete, agressiivselt, hea sööd välja, Mirko Oja ja kolmene. Mirko Oja on teada tuntud oma täpse käe pärast, nii et siin mingit üllatust ei ole. 5-5, 1-35 mängida. Pall käib kaare taga. Korvi all küsib Ilmar Sõutu, ei saa. Vahet lõige Siim Toms ja sai palli kätte. Tahab taktikalist viga teha. Kohtunikke vilistab 2+1. Siim Toms näitab, et mõned korrad on aega olnud see aasta ka jõusaalis käia. Aga ilus liigutus. Ja veel vabalise lisaks. 1-15 mängida. 1-15 mängida ja vabakeske tabamisel oleks vaja 3 punkti. Kindlalt sees, puhtalt. Võrkpalluritel on aega veel seisu nüüd parandada, minut 10. Hea teravus korvi alla. Kohtunik silistab sealt, veab kiire aut. Läbimurre. Väga hästi söödatud, väga ilus rünnak. Lauapõrkega, ilus vanakooli korv. Kindlalt sees, 8-7. Teravus, sööd välja, keskpossid ise ja sees. 10-7. 30 sekundit jäänud, hädasti oleks 3-st vaja. Ilmaril 1 läks, kas läheb teine? Siis mööda. Väga kaunis. Õlust kohe sisse, pupitatud. Antsi näitab oma head mõttevõimet. Vahet õige. Ja anti pall tagasi, suurepärane võimalus oli mäng. Juhtima minna võrkpalluritel. Ja 4 sekundit veel jäänud. See oli praegu kriitiline. 4 sekundit jäänud. 3, 2. Kõige nappimalt 10-9 Viking Vindo võitis Järva võrkpalliklubi. Ja nüüd Türinoori tantsustuudio tüdrukud esinevad meile veel. Aitäh! Aitäh! Nüüd on algamas kohtumine
Aide Viiking Lindo ja Aide linnameeskonna jalgpallurite vahel uuesti 3-5 vastu. Korvi kohale, tehti sööd. Natuke läks liiga efektseks. 7-0. Vähemalt tempo on mängus olemas, kiirused on olemas. Linnamees võtab palli üle. Sööd käib. Kolmesse taga. Kuski nurgas on mees. Kolmesse proovida. Läheb mööda, aga oma palli korjatakse ja pilistatakse viga Viiking Lindo mängijale. Küll jaudist, Aide linnameeskond. Keskpoiss ka mööda, aga saadakse rõndelaud Rauno. Vahet lõige. Väga hea kaitse jalgpalluritel. Kiirelt üle. 2-1 olukord. Ja nappisid mööda. Väga ilus rõnnak. Samas vastu pool kiire. Keskpositsiooni ise. Ja 2-0. Viiking Lindo 0. Teravus korrada, sööd välja, sööd käib väga ilusti ja kolmene napis sööda Kerkütta lavas ja 2-punktilise tava. Nagu Kerkütt rääkis, et tegelikult tahtski rohkem korvpalluriks saada, lihtsalt jalgpallur võid saada rohkem palka, sellepärast ta valis jalgpalli. Hea teravus Sälmil ja väga kaunis 2 punkti, 4-2. Viiking Lindo juhib linnameeskonna vastu. Juhti sööd käib jälle. Teravus korjana. Leid jälle Kerkütt korjalt ja 4-4. Tundub, et linnameeskond on saanud ka oma söödumängu paika ja leidnud oma liidri, kes seda asja veab. See on selline äkiltveikr. Keskpoiski mööda, hooga lauda. Linnameeskond kontrollib kaitselauda. Rahulikult üle. Hea sööd keskele. Kohtunud vilistab ja jooksu. Järelikult nii oli. Viiking Lindo tuleb, 3 minutit jäänud. Päris raske sööd tuli Korjalla Mirkole, aga 2 punkti on tõsiasi. 6-4, Viiking Lindo juhtivad. Pall käib hea sööd keskele. See oli vist liiga hea pätte. Igal juhul Rauno läks lendu, enam maha ei saanud ilmselt. Aga kõik on vist terved, mäng jätkub. Sööd 3 taha välja. Ise on natuke lühikeseks. 2-15 jäänud. Kiirelt tuleb palliga üle. Viiking Lindo. Sööd välja. 3. Ja tava. 3 punkti. Väga hea kiirrünnaku tegi Aide linnameeskond. Sellist taktikat võiks rohkemgi kasutada. Üks mees saab kiirrünnakusse ja saab sealt kergeid korva. Siin me offside täna ei vilista. Loodan. 3 mööda. Hea võitlus palli pärast. Kerkütt jääb peremeheks. Selle mängu võib saada pakkumise järgmiseks hooajaks ka
esiliiga võistkonda, mul on tunne. Pall käib ilusti. Ja lõige korvi alla. Peeter sööd välja. Ründab Ausker ja vormistab ära. On näha, et enam meistriliiga jalgpalluri värapai käed tõstavad kõik sisse, mis vaja. 9-6. Minut 10 jäänud. Sööd välja. Gerhard teeb teravust. Irko väga osavalt murdis korvi alla, aga ise läheb mööda. Linnameeskond tuleb kiirelt üle. Keskel on vaba tee. Otsustab mitte visata ja siin kohtunikul lihtne otsus polnud teha, aga otsustatakse ikkagi jätta pall Viking Lindoole. Aeg käib, 30 sekundit jäänud. 9-6. 22. Väga kavalalt vormistatakse 2 punkti ära. 9-8. 16 sekundit jäänud mängu lõpuni. 12. Oldakse lähemal palli kaotusele. Siiski seda juhtu. Mirkol keskpossi ise. 3-2. Ja aeg